Siin me oleme Epernees. Jah, me ei tule alla, matke meid koos majaga. Epernee on šampanja pealinn. Mitte võib-olla nii kuulus linn kui Reims siin kõrval, aga Meil hääldustega on nagu on, me räägime kahe peale väga palju keeli, aga me kuidagi oleme unustanud prantsuse keele. Mitte prantsuse keel. Ühesõnaga Reimsis ilmselt see õige öeldes on Rääms. Rääms, kindlasti on Rääms. Aga ühesõnaga see, kus meie oma väikse pesa püsti panime paariks päevaks, on šampanja pealinnaks kutsutakse, sest siin on vast kõige rohkem erinevaid šampanja tootjaid kokku tulnud ühte kohta. No kõige kuulsam neist on Moet Chandon. Ma ei ütle midagi, sest nagu nii ma hääldan valesti. Väga armas linnakene ja kui ei oleks nüüd seda 37 kraadist kuumust, mis meil siit täpselt meie kukla taga paistab, kohe hakkab tulema meie just, siis me hea meelega võib-olla veedaks siin isegi pikemalt, sest siin on jalutamist ja nautimisvõimalusi tõesti väga palju. Meie selja taga on maailma kõige suurem šampuse tünn ja selle tellis kunagi selline tegelane nagu Eugène Mercier, kelle šampanja majas me oleme. Mees üldiselt ongi tuntud selle poolest, et esimest korda tegeles nagu tõsiselt reklaamindusega ja ühtlasi oligi ta ka esimene, kes tellis justkui nagu reklaamfilmi ja paigutas oma toote sinna filmi sisse ja filmi tegijateks olid sellised tegelased nagu Lumierid, vennad Lumierid ja põhimõtteliselt sama asi nagu praegu Steven Spielberg või midagi. Ja kuuldavasti see tüüp siis leiutas ka sellise asja nagu product placement ehk siis tootepaigutus. Kes ei tea, mis see on, siis Eesti kõige kuulsam on ka kohuke. Jah, kes mäletab. Selline Politoloog naeris, kes ei tea, guugeldage.